Tere tulemast kõigile kuulama siis järjekordselt Tarkpead taskus podcasti. Meil on täna episood number 6. Jah, oleme jõudnud oma teekonnal 6. episoodini. Päris hea. Juba tuleb, jah. Viimane kord oli juubel. Juubeli selg on murtud. Täpselt. Ja meie oleme teie saatejuhid Mikko Kallas. Ottomar Tamm. Ja Kristo Epner. Ja täna on siis terendamas järjekordne suurepärane saade ühe suurepärase külalisega, kelleks on arabist ja julgen öelda, et siis Eesti parim araabide riikide asjatundja, kelleks on Peeter Raudsik. Tere, Peeter! Tere! Yeah. Tere! Et Peetri kohta veel lisaks nii palju, et sa oled siis olnud ERR-is, Postimehe, nii-öelda töötanud siis Postimehe ajakirjanikuna. Välistoimetuses, jah. Välistoimetuses, jah. Väga hea. Ja kirjutanud siis ka oma magistritöö Doha instituudis, Kataris. Täpselt nii. Et ühesõnaga, sa ei ole lihtsalt selline teoreetik, kes siit kaugelt Eestist arvuti tagant jälgib araabia maailmas toimuvat, vaid sa reaalselt oled ise ka nagu elanud ja toimetanud selles kultuuriruumis. Oja. Et tead natuke täpsemalt, et mis see kultuuriruum ennast üldse kujutab, on ju. Päris kindlasti, jah. Ja ma nagu küsikski kohe alustuseks, et ma tegin hästi lühikese intro, on ju. Et tahad sa enda iseloomustuseks midagi täpsustavat öelda? No iseloomustada ennast on vist päris keeruline, et selleks võib-olla on teised inimesed paremad, aga mis nagu araabia maid ja neid riike puudutab, et siis tegelikult sel aastal saabki 10 aastat sellist üsna aktiivset regiooniga tegelemist, seal pidevalt käimist, teemade lahkamist ja nii edasi, et see saabki sel aastal täis, et see oli 2009 suvel, kui ma läksin esimest korda siis niimoodi pikemaks ajaks araabia maailma ja ma läksin Jeemenisse kohe pärast keskkooli lõpetamist. Enne kui ma läksin ülikooli, olin ma 2 kuud siis Jeemenis ja läksingi teadlikult araabia keelt sinna õppima. Ehk siis mingis mõttes on väga hea olla siin teie saates või podcastis ka, et kuidagi nüüd ongi ka minul juubel, küll 10-aastane, mitte 6 episood. Et võtta võib-olla siis mingisugused mõtted ja asjad nagu kokku ja mis ma siis võib-olla ka selle 10 aasta jooksul regiooni koha pealt olen nagu näinud, et kuhu asjad on liikunud ja mis need trendid täna on, mis võib-olla siis 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi, mida ma seal ei näinud. Loomulikult ma olen ise ka vahepeal saanud kõvasti targemaks ja vanemaks, et ka selles see perspektiiv nagu muutub, aga meil jäävad siia päris pöördelised sündmused, alustades araabia kevadest, lõpetades ISISe tõusuga, et neid teemasid ja asju on nagu päris palju. Kas ma võin küsida lihtsalt võib-olla selliseks tausta nagu paremaks lahti mõtestamiseks, et mis paganama pärast nagu sul tekkis see kihk ja tihk üldse minna pärast keskkooli sinna regiooni selle teemaga tegeleda? See tegelikult oli nii, et Saaremaa ühisgümnaasiumis oli täiesti unikaalne võimalus gümnaasiumi ajal võtta araabia keelt C-keelena. Ei ole isegi D-keelena siis. See on 4 eelistatud keel siis justkui või? Ei, see oli lihtsalt, meil oli seal üks õpetaja, kes ise oli araabia keelt õppinud, hakanud ka moslemiks, abielus araablasega ja tema õpetas prantsuse keelt meie koolis tollel hetkel. Aga siis ta alustas araabia keele ringi, mis siis lõpuks vormistati ka niisuguseks lisaaineks või valikaineks gümnaasiumis, ehk siis tegelikult, kui ma võtan täna keskkooli tunnistuse välja, siis mul on seal kirjas ka araabia keel 5. et sellega, sealt see tegelikult algas, et ma hakkasin seal ringis käima ja ma kõigepealt õppisin loomulikult ära tähestikku ja siis, kuna mul selline välispoliitika huvi oli niikuinii varasem olemas, siis lihtsalt pannes selle keelemomendi sinna juurde ja selle otsuse lihtsalt, et okei, et lähme vaatame siis, mis siis nagu toimub, et läheks kuhugi ja oleks enne, kui veel minna ülikooli Tartusse õppima filosoofiat. Et sealt kuidagi see asi hakkas kerima ja kui sa oled sinna juba sisse läinud, ega siis läheb niimoodi, tõmbab su nagu käima.
ja vajud järjest sügavamale, need teemad, need inimesed, probleemid, rõõmud, mis iganes, neid tuleb nii palju, et sa lihtsalt lõpuks avastadki, et 10 aastat on möödas. Ma lihtsalt mõtlen, et on hästi huvitav mõelda, et me tegelikult oleme kasvanud ühiskonnas, mis pigem vaatab lääne poole. Et just, et mis oli see, mis ajendas sind pigem vaatama, ida poole või siis ütleme isegi mitte nagu otseselt ida poole, vaid natukene, ita ja natuke lõunasse veel. No selles suhtes mingi viimased 50 aastat me oleme ikkagi väga palju ida poole vaadanud ja ida on ka meie poole päris pingsalt vaadanud, et see, et kust nagu otsida võib-olla mingid eeskujust asju, selles suhtes küll, et ma arvan, et see lääne nagu mõte on seal olemas. See, et miks siis valida selline lõunasuund pigem siis ikkagi meie jaoks. Selle oli natukene, ma ei taha öelda, et see oli niisugune kaalutletud otsus, et okei, et ma olin mingi 12. klassis, ma tegin kaalutletud otsus, et minust saab Araabia maade asjatundja, et see arabisti sõna on nagu hästi tugev, selles suhtes, et mul ei ole tegelikult, ma ei ole ju arabistikat õppinud, ehk siis Araabia maade asjatundja on minu arust enda puhul mingi selline tiitel, mida ma nagu tunnen nagu hästi mugavalt või ma arvan, et see on kõige nagu õigem. Et jah, ma ei teinud kaalutletud otsus, et võt, nüüd ma õpin ära araabia keele on ja siis mu karjääriredel enam see, et sealt lähen kohe ERR-i välistoimetuses istun koos Astrid Kandlega on ja siis järgmine hetk olen Postimehes ja nii edasi, et see ei olnud niimoodi. Need asjad ikkagi hakkasid järjest juhtuma, aga ikkagi tollel hetkel isegi ma tajusin nagu selle ära, et see mingisugune konkurentsieelis sul ikkagi selle teemaga X tekib. Ja tollel hetkel nagu Araabia maailm või ka Hiina mingite inimeste jaoks oli see, et ma nüüd hakkan tegelema sellise asjaga, mis on nagu ongi teema, millest keegi väga hästi tegelikult aru ei saa, on mingid üksikud inimesed on ja et selle põhjalt natuke ma kogu aeg tundsin ikkagi, et sellel asjal on potentsiaali ka selles mõttes, et ma saan nagu pärast hiljem teha mingit asja, mida ma naudin ühtpidi, aga teistpidi ma saan ka nagu normaalselt elada selle taustal. Põnev. Mis siis, ühesõnaga, mina saan aru, et see on ikkagi poos emotsionaalne otsus, vähemalt see, et ma lähen sinna, et see araabia keele ringist nagu tekkis drive või isu või huvi nagu seda sammu ette võtta ja siis sa läksidki reaalselt mõneks kuuks Jeemenisse, nagu ma aru saan. Nii. Kui sa läksid sinna koha peale, mis sa õppisid esimest korda? No neid õppetunde oli päris mitu, aga esimene asi oli loomulikult see, et päris, kui me nüüd räägime täiesti ajaliselt esimene asi, oli see, et see, kuidas ma sinna läksin, ma olin ikkagi üsna naiivne nagu mingisugune 12. klassi tüüp. Ja miks Jeemen loomulikult oli, põhjus oli väga lihtne, et kuna see oli tollel hetkel siiamaani kõige vaesem araabia riik, siis need araabia keele kursused seal olid kõige odavamad, ehk siis väga lihtne hinnakaalutlus, et lähme sinna, kus saab kõige odavamalt õppida. Ja teistpidi ikkagi ka riik, kus nagu ka tänaval ei ole väga palju välismaalasi, väga palju inglise keelt ei osata ja nii edasi, et sa saad nagu ka praktiseerida kohe. Kas sa olid, ma hüppasin sisse korra, et kas sa olid mingisuguses õppegrupis, kus oli siis rahvusvaheline seltskond, kes siis nagu tahtsidki seda sama asja, mida sina nagu et see oli siis keelekeskus ja see nägi välja nii, et ma siis internetist otsisin välja mingid erinevad keskused, leidsin selle ühe konkreetse ja siis põhimõtteliselt sealt tuli email, et okei, et saada meile ära $100 mingit ettemaksu Western Unioniga ja et siis on põhimõtteliselt et siis sa oled registreeritud. Siis ma nagu tegin selle ära ja siis oli nagu, et jess, et nüüd on minek siis mingi poole aasta pärast ja siis juuni ei ole, see pidi olema juuli alguses. Istun lennukisse ja sõidan sinna läbi Istanbulist siis Sanasse ja siis kui ma lõpuks sinna lennujaama jõuan on ja siis ma saan nagu aru, et okei. Lennujaam on tühi esiteks, siin ei ole mitte kedagi, lennujaam on tühi, okei, öösel jõudsime
ja mis siis juhtus, oli see, või noh, mis ma kiiresti aru sain, esimene õppetund oli see, et lennujaama kedagi sisse ei lasta, et kui sa ei reisi, et kõik see ülejäänud seltskond, kes sulle peaks ka vastu tulema, on siis ukse taga kuskil, välisukse taga. Ja põhimõtteliselt see välisukse tagune seltskond oli selline, et come, money, taxi. Siis ma olin nagu okei, sinna ma ei läinud loomulikult siis ma istusin maha ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et mida ma veel selle keelekeskuse kohta tean. Ega siis väga palju asju nagu ei tulnud peale selle, et mul oli lihtsalt kirjutatud enam-vähem, et kuule, et kui sa jõuad, et siis Mohammed on lennujaamas vastas. Ja siis, Mohammedeid on päris palju Araabia riikides, et enam-vähem kõige levinum poisslapse nimi maailmas, et seda õiget Mohammedit seal lennujaamas mul kohe tuvastada ei õnnestunud ja siis ma istusin seal, mõtlesin, et okei, et mul on äkki kuskil mingi number, hakkasin seda otsima, et üldse nagu, siis ma nagu sain aru, et mis nagu, ma olin kerges šokis, ütleme nii. Ja hakkasin nagu taipama, et millesse ma ennast tegelikult olin mässinud ja siis ma otsisin seda numbrit ja järsku ma kuulen sealt, sest see ukse esine seltskond oli siiamaani seal, kõik selle hetkeni nagu sädistasid. Ja järsku kuulen, Peeter, jälle, Peeter. Ja siis ma küsin, Mohammed, siis kõik tüübid on mingi, jaa. Siis ma ikkagi sain nagu selle õige oma Mohammedil nagu näpp käest kinni. Ja siis, sealt edasi oli kõik nagu superluks, et see oli väga hea keskus, väga head õpetajad, väga hea tase, kõik see ülejäänud seltskond, et ma olen sealt saanud, või sealt ma isegi mingid inimesed, välismaalased, kes nagu ka siis Araabia maailmaga tegelevad, et siiamaani suhtlen nendega, mis see kõik oli 10 aastat tagasi, et kõik sealt hetkest hakkas nagu sujuma. Aga esimene õppetund oligi see sama Mohammedi küsimus, ma arvan. Kas ongi selle nagu selle kõige kõvema prohveti järgi, kui ongi pandud, siis... Ja, mitte kõige kõvem, vaid ainukene prohvet. See vist on veel, aga... Tegelikult ma valetan sulle selles suhtes, et islamis on loomulikult ka Jeesus või siis teised piiblis mainitud sõnumitoojad on samamoodi prohvetid, aga tema on siis, Muhammad on siis viimane sõnumitooja. Okei. Ma küsin Ottomar ja Kristo näiteks teie käest, et kui te peaksite iseloomustama või ütlema 3 märksõna, ütleme siis Araabia kohta, islami kohta, siis mis on need 3 esimest märksõna, mis teil meelde tulevad? Liiv. 2 veel. Mõtlengi, see esimene asi tuleb. Ongi põhimõtteliselt liiv, siis on need käiaks nendes valgetes rüüdes, põhimõtteliselt on alati mingid kindel riietus on ja nafta. Ott, sul? Mul klikib ka mingil põhjusel praegu esimese asjana see väga agressiivne merchandising või nagu see kauplemine on ju, et väga üks ühele I am your best friend ja I will give you the best product nagu, et ma annan sulle parima toote, parima hinnaga, sest ma olen su sõber, vaata. Only for you, my friend, just. See klikib, miks ta klikib, sest et mul on õnnestunud ise reisimas käia Egiptuses, Dubais ja seda vist ongi Egiptuses 3-4 korda ja Dubais on 2 korda vist. Ja see on täpselt see, et see on see, mis ma mäletan sealt siis. Ja teine sõna, mis mul tekib, ongi see, et nagu ikkagi tekib see religiooni tunnetus, et see on see, et mingil konkreetsel kellaajal hakkab see pasun tööle ja nüüd tõmbame oma vaibad maha ja hakkame palvetama Mekka poole. Et see religiooni värk nagu number 2 ja number 3 mingis väga tugev, väga siuke nagu kuidas ma seda ütlen, mingi traditsionaalsus, võib-olla see pool nagu tuleb ka juurde, et okei, minusuguse gringoga nad võivad mul nagu öelda, et kuule, davai, osta ära toode, aga tegelikult nagu nii kui me oleme omavahel suhtlemise lõpetanud või selle müügiprotsessi kätki jätkunud, et siis see asi läheb ikkagi kuskil jälle traditsioonidesse ära ja
naised kannavad nad kannavadki reaalselt ainult nagu riided niimoodi, et silmad paistavad välja, that's it on ju, ja naise koht on kodus ja nii peabki olema on ju. See on mu tunnetus. Ei, arusaadav. Ma lihtsalt tahtsin vahele küsida, et kas sa arvad, et täna näiteks välismaalane, kes tuleb ja külastab Tallinna vanalinna mingisugune päevaks, paariks, või ta on tulnud sinna kruiisiga, keda meil käib siin, ma ei tea, peaaegu 100 000 varsti. Just. Et kas tema tunneb ennast Tallinna vanalinnas kuidagi teistmoodi, et temal ei määrita midagi pähe, ehk siis teda ei püüta igal sammul nöörida. Või kuidas sa nagu... Ma kindlasti, nagu kui ma jällegi, minu nagu see võib-olla näide, mis mul kõige eredamalt jälle tiksub peas, on see vanalinna nagu fenomen on ju. Et täna Tallinnase jaoks on see vanalinna ka pigem see koht, kuhu ma tean, et ma lähen lihtsalt raha raiskama on ju. Sest et ma ilmselt maksan seal mingit ülehinna, ma maksan nii suurt juurdehindlust, et see tegelikult ei ole aus on ju. Et see ongi tegelikult mõeldud turisti lõksu mingisuguseks ülesehitamiseks. Ühesõnaga. No täpselt see, mida sa Dubais ka koged. Just, aga ütleme, see protsess kui selline on midagi muud. Okay. Et me räägime nagu mingisugusest teistsugusest turundamisest, mis iganes, aga jällegi see on mu tunnetus, võib-olla ma eksin, võib-olla ongi reaalselt see, et istuvad mingisugune, tegelikult tuleb meelde ju see, et iga restoranis on need nii-öelda tüübid, kes tahavad sind igal juhul sinna sisse saada, kuule tule siit, tule osta meie juurest, süüa endale. Et mingid sarnasused on, aga ta ikkagi nagu lõppkokkuvõttes tundub mulle ikkagi see suhtlusvorm kui selline ikkagi teistsugune. Okei. Nüüd on siis see koht, kus ma siis kommenteerin neid märksõnu või yes. Mis su plaan on? Ei, ma ütleks selle. Ma lihtsalt ise mõtlesin ka, et kui ma ise mõtlen ka nende 3 mingi märksõna peale, siis tegelikult on sükene mingi sõjakus, maavarad ja rikkus. Aga see ongi süke tugevalt peavoolu meediast kantuna ennast, mul puudub endal selle piirkonna igasugune isiklik kogemus. Ja tegelikult kõik info, mis meieni jõuab, ongi see, mis nagu peavoolu meedias me kuuleme, näeme. Et lihtsalt ma tahtsin küsida, et kui palju sellest piirkonnast, ütleme siis Araabia piirkonnast, on see, mida me tegelikult teame? No kõige olulisem, ma arvan, kui neid märksõnu nüüd mõelda või nende peale korra või neid vaadata, siis siit nagu minu arust kuvab läbi väga selgelt see, et need märksõnad on kõik õiged, selles ma arvan ei ole nagu, või need on täiesti mõistetavad, aga need käivad eri regioonide kohta, nende alamregioonide kohta, mis siis Araabia maailmas tegelikult eksisteerivad, et need ei ole kõik samast kohast, ehk siis kui sa võtad need sama traditsioonilised valged rüüd, mida kantakse, see iseloomustab tegelikult täna ainult Pärsia lahe piirkonda. Samamoodi see küll liiv iseloomustab tõenäoliselt kogu regiooni. Kuigi, oleme ausad, siis päris liivakõrbe ikkagi me leiame ka ainult Araabia poolsaarel, et käies Iraagis ringi, käies ringi Egiptuses, mingites kohtas siis tegelikult seda niimoodi sellisel kujul ei näe. Aga mis puudutab seda sama sõjakust näiteks või seda mingit vägivalda, mis selles regioonis ju tegelikult või Araabia riikides justkui kaudselt või kaugelt vaadates justkui tundub, et igal pool on see, siis meil on jällegi see sama Pärsia lahe piirkond, kus on 0. Seal ei ole ju selles suhtes, seal ei toimu terrorirünnakuid, see sama Dubai, kus sa käid väga tihti. Seal on selles suhtes see märksõna sinna, seda on väga raske nagu selle piirkonnaga siduda, või Oman näiteks, samamoodi Pärsia lahe riikide osa. Aga see kehtib päris kindlasti täna Liibüa, Iraak, Jeemen, okupeeritud Palestiina, et seal me nagu kogeme seda. Eks need märksõnad, ma arvan, need kui nüüd võtta kaart ette, siis need saaks ilusti niimoodi mingite piirkondadega siduda. Ja kui me nüüd vaatame seda regiooni laiemalt, siis niimoodi lihtsalt nüüd noaga niimoodi lõikama hakata, ma arvan, me võime öelda, et siin on 4-5 nagu suuremat alamregiooni, mille vahel tegelikult tuleks teha vahet. Ja et kui me millestki räägime mingist teemast või küsimusest, siis me peaksime ka nagu vähemalt kukla taga teadma või päris välja ütlema, et okei, et nüüd räägime sellest. Ehk siis meil on see
Magrebi piirkond, mis oleks siis Maroko, Alžeeria, Tuneesia, see Põhja-Aafrika osa, siis Liibüa, ka mingil määral Liibüa läheb enam-vähem pooleks, oleks esimene, teine oleks siis Egiptus, Sudaan, Liibüa mingil määral, siis oleks Šami piirkond, mis on siis eesti keeles Levant, mis siis moodustab kõik see, mis jääb Türgist praegu lõunasse, Süüria, Jordaania, Liibanon, Palestiina, Iraak ja siis oleks Pärsia lahe piirkond. Ehk siis need 4 piirkond on need põhilised ja nende nagu kultuuriline, ka keeleline, ka see, kuidas nad nagu ennast maailmas tajuvad või kuidas nad teineteist tajuvad, on tegelikult fundamentaalselt erinev. Jah, ehk siis ma arvan, neid märksõnu saaks nagu niimoodi hakata jagama nende regioonide vahel. Küll, aga ma tahtsin seda küsida, Mikko, miks minult ei küsinud, Peeter, mis on sinu 3 märksõna, kui sa mõtled Araabia maailma peale? Üks ainult, halb saate juhtimine. ei ole. Ma lihtsalt tahtsingi, just ütleme, et sina tead seda sisepoolt, on ju, sa jälgid seda teemat kogu aeg, et sa oled nagu ikkagi selles teemas sees. Nii. Meie ei ole 3, et Ja. just ongi, et kuidas see peavoolumeedia mõjutab näiteks inimese sellist perspektiivi või arusaama sellest piirkonnast, et mis see kuvand on. Ja lihtsalt see oligi see suunatud nagu sinna, et üks on see, mis on kuvatud ja mida meile siis nagu meedias räägitakse, mida seal kajastatakse. Ja teiselt poolt see, et mida me tegelikult selle piirkonna kohta üldse laiemalt, et mida me tegelikult ei tea või millest ei räägita. Et tahaks just selle kohta teada saada, selle kultuuri sisu kohta. No mina ise olen loomulikult olles päris palju teinud koostööd erinevate peavoolu siis, praegu ma teen jutumärke õhus, peavoolu meediakanalitega, siis ma arvan, et ja ma tean, olles ise kirjutanud ja rääkinud, et ei ole seal mingit niivõrd suurt stereotüpiseerimist, kuivõrd me tegelikult kujutaks ette, et kuskil on see peavoolumeedia, mis räägib siis oma lugu ja siis seal all on mingi tõde, mida me saame siin täna kuulda siis minu suust või ükskõik kellegi teise suust. Et need momendid või ütleme nii, et need teised tahud, mis ei puuduta siis seda vägivalda või liiva või naftat, et ka need jooksevad tegelikult täna Eesti peavoolumeediast ju väga hästi läbi, olgu see siis kas või mingite filmifestivalide raames, kus meil on Araabia filmid esindatud või ka Pärsia filmid. Samamoodi ma arvan, et neid momente lihtsalt on piisavalt ka peavoolumeedias, iseasi, kas me siis nagu loeme neid selle pilguga või et me loeme, et toimub PÖF ja seal on nagu maailma filmid koos või me vaatame, et siin on mingi Egiptuse film või et siin on mingi Iraani film, et aga siis see tehti Iraanis, mis tähendab, et Iraanis on täiesti õitsev filmikultuur ja mingisugused teised momendid ka peaaegu, et mõnel juhul sõnavabadusse puutuvad ja nii edasi, et kas me siis seome need asjad kokku või me ütleme, et ei, et see on ju filmikunst, mille kohta ma täna lugesin. Et võib-olla see on see mingi moment, ehk siis ma ei taha öelda, et peavoolumeedia oleks kuidagi nagu hoiaks mingit teistsugust fooni, sest see tegelikult nii ei ole. Ma pigem vist mõtlengi seda, et meedia mõttes ka, et võib-olla ongi see need konfliktid ja sõjad ja mingisugune siuke mässumeelsus on võib-olla ilmselt see äkki, mis müüb. Oled sa muga nõus, et võib-olla sellest kirjutatakse kõige rohkem? Jaa, küllap küll. Ja Eesti, ütleme nii, et kui me läheme nagu sellesse, et kuidas me välisuudiseid siin teeme või kus me nagu infot saame, siis hästi palju toetatakse tegelikult suurtele agentuuridele, kes siis uudiseid ju kirjutavad valmis ja siis neid kas siin tõlgitakse või kasutatakse neid allikatena oma lugudes, et seal loomulikult keskendutakse väga palju sellele. Kuigi jällegi, kui ma meenutan viimast Postimehest, mida ma servisin, siis seal oli väga vahva pikk lugu sellest, kuidas Mosulis, mis siis alles mõned aastad tagasi oli Iraagis ISISe võimu all, kuidas seal
taastub ilutööstus. Ehk siis inimesed käivad ja lasevad endale botoxit näkku. Ehk siis, noh, hoopis teine märksõna, on ju, millel ei ole midagi pistmist liiva või naftaga. Ja täiesti peavoolumeedia kanal. Ehk siis tekib alternatiivne koht meesugustele tüüpidele, kus enda kortsa kunagi silumas käia. Räägi enda eest. täna on seda kõige odavam tõenäoliselt teha Türgis, et mis oli väga kihvt loomulikult, lihtsalt väike kõrvalepõige. Viimane, kui ma olin Istanbuli lennujaamas, siis seal olid näha neid, tulevad tüübid vastu, kellel on punase juuksed, on punaseid selliseid tuustakaid või tutte nagu täis. Tuleb üks, teine, kolmas, neljas. Tegelikult ma ütlen, sulle jääb nagu tunne, et okei, et siin on mingi narkojõuk või mingi Lõuna-Ameerika, noh kõik tumedad tüübid ka, et või mingi gängi kuradi selline teema on siin üleval. Et kannavad nagu ühte moodi või sarnaseid mingid soenguid. Ja noh, tegelikult mis toimub on see, et araablased käivad lihtsalt väga palju Türgis omale juukseid pähe istutamas. Ja siis pärast seda, kui sa oled sa topilt tulnud, sul ongi sellised oranžid juuksetutid siin üleval. Wow. Ja ehk siis, kui sa neid näed sellised masside kaupa nagu liikumas neid tüüpe kuskil, siis tea, et need ei ole mingid Guatemala kõrilõikajad, vaid tõenäoliselt araablased, kes lihtsalt, kuna juuksed ja selline enese või nagu välimuse eest hoolitsemine on hästi-hästi oluline enda jaoks araabia kultuuriruumis laiemalt, siis see on hoopis sellega seotud. Ja täna käiks just Türgis, kuna seal on hinnad head, kvaliteet kõrge, aga võib-olla siis varsti ka Mosulis, jah, et eks me saame teada. Põnev. Kuule, aga kui me räägimegi sellest, ma ikkagi tahan minna sinna. Aga sa ei küsinud ikka veel mu 3 märksõna. Sorry. Peeter, mis on sinu 3 märksõna? Ohoo. See on väga hea küsimus, aitäh Mikko. Ma arvan, esimene asi on loomulikult tsivilisatsioon. Ehk siis me räägime väga-väga vanadest kultuuridest, kui me mõtleme selle regiooni peale. Mõeldes ka Pärsia riikidele, Mesopotaamia, Egiptus loomulikult, püramiidid 5000 aastat. Mis haakub natukene ka selle sama teemaga, mis sa Ott tõstetasid või mainisid ära, et just see traditsioonid või selline hea sõna on eesti keeles pärimus loomulikult, ehk siis seda kantakse põlvest põlve edasi ja see põhjus ongi selles, et see lihtsalt ulatub niivõrd kaugele, ehk siis nende inimesed, nad näevad oma juuri ulatumas väga-väga kaugele ja see on ka nii, ehk siis seal ei ole nagu mingi probleem mingi tavalisel araablasel. Noh, ma olen näinud pead seda vestlust, kus on üks Katari tüüp, kes oli mu kursavend ja siis üks Tuneesia professor. Läksime mingi loengute vahepeal välja, mina olin nende kõrval seal, teevad seal suitsu, räägivad oma vahel ja siis järsku hakkab nagu see, oot, mis su see perekonna nimi oli, mis hõimus sa olid ja siis mingi arutavad, mina kuulen on ju. Lõpuks nad enam-vähem selle vestluse lõpuks nad olid, kuule, et me oleme sugulased ju. Üks oli Katarist, teine oli Tuneesiast. Ja noh, see suguluslink oligi see, et kuskil 500 aasta taga oli üks hõim, kes siis Põhja-Afrikast liikus Pärsia lahe äärde ümber ja siis, et ei, me oleme, see on see sama asi. Et kui esimene märksõna oli see sama tsivilisatsioon ja pärimus, siis teine oleks see külalislahkus tegelikult ja see külalislahkus on araablaste puhul täiesti fenomenaalne, et sa näed, kuivõrd enamus aja tulebki see südamest, isegi kui see inimene tegelikult ei taha suga olla koos, siis ta ikka teeb või on külalislahke just sellel moel, et ta istub sinuga, ta räägib sinuga, ta pakub sulle teed ja kohvi, ta kutsub sust istuma enda juurde ja nii edasi, et sa tegelikult, see on ühiskondlikult selline ettekirjutus, et just see, et sa pead oma külalisi või teisi võõraid kohtlema võimalikult hästi. Ja kui tuua üks selline näide, kus see nagu minu arust väga hästi välja paistab just see vahe, et kuidas meie asju tajume, et meie jaoks ongi see, et sa teed ära mingi
kohe räägime, sul oli midagi öelda või sa tahtsid midagi saada, ütle, sobib, ei sobi, halas, tõmbame joone alla, on ju. Aga araablaste puhul see protsess on ikkagi väga oluline ja need väiksed detailid ikkagi loevad. Ja üks näide oli just selline, et kevadel olid siin Palestiina diplomaadid kursusel, noored, tulid siia õppima. Eks nad ei olnud ametlikul visiidil, et noh, kui on visiit, siis on ikka ju, noh, igas riigis on ju mingi protokoll ja mingid asjad, mis siis tehakse. Aga et nemad olid lihtsalt nagu kursusel siin. Ja nendega oli... ma sain ka nendega kokku, ma tegin nendele mingi väikse loengu ja pärast nagu rääkisin ka nendega. Ja mis oli huvitav, oli see, et kuidas nad ütlesid ühel hetkel, et kuule, ja noh, nad käisid ka Helsingis selle sama asja raames. Ja siis oli lihtsalt see, et kuule, et nad käisid mingis siis asutuses, et kuule, Peeter, et kas see on nagu normaalne, et midagi ei antud meile? Mis mõttes? Ei no, et mõtlesin, et mingi meene või mingi väike kingitus või asi, et noh, lihtsalt, et mitte, et mul oleks sellest puudust kodust, aga et tahaks nagu midagi, et noh, et ikka ta viiks koju ja näitaks, et näete, et käisin siin või olin siin. Ja siis mõtlesin, et no ma ei tea, et ega vist ei ole. Või et nojah, et mõnikord ju antakse, aga et see ei ole nagu mingi standard, et noh, eriti kui sa oled sellises pool mitteametlikus nagu funktsioonis siin. See on mingi, ei väga imelik ikka ja, et kuskil nad käisid mingis asutuses siis seal kuskil Soomes, kus neile isegi näidati, see oli mingi, ma ei tea, kas see oli Välisministeerium või mingi teine asutus, kus neile näidati vitriini ja öeldi, et siin on meened, mida me anname külalistele, aga siis neile ei jätud midagi. Siis nad võtsid nagu väga südamesse seda, et kuidas siis ikka on nii, et me tuleme küll, on ja midagi nagu meid, et meil ei panda tähele. Ja see läks neile väga kord, et ma ütlen, et õhtul nagu ikkagi koputati õlad, et kuule, et mis teema sellega on, et kas me tegime midagi valesti, et nad tundsid nagu, et neid ei väärtustata piisavalt, et nad ise on äkki eksinud millegi vastu. Et sellepärast on see, ma ütlesin, et ei, et see on lihtsalt nagu meie standard, et kui sa nagu ei täida mingit funktsiooni siin, siis otseselt, siis noh, inimestel ongi niimoodi, et okei, et tore, et tulite, käisite, head aega. Ma jääks korra selle teema juurde pidama puhtalt sellepärast, et mul tekkis üks isiklik seos selle mõttekäiguga, et või ütleme selle näitega, et tean isiklikult ärimeest, kes müüb Araabiasse rohkem sinna Katari, Dubai, Oman piirkonda mööblit. Eesti mööblit, Eestis toodetud mööblit on ju. Ja ühe kliendiga see, ütleme, see isiklik suhe läks nagu nii kaugel, et ta sai pulmakutse. Reaalselt sai pulmakutse. Ja siis ta kirjeldas seda protsessi, et kuidas ta seal pulmas käis, mis ta nägi seal, kuidas see, noh, loomulikult see kingituse näide on nagu väga-väga hea näide, et ta rääkis mulle sellest, kuidas ta reaalselt käis kuskil Eesti käsitöö või kunstniku siis juures, kus ta võttis mingisuguse väga erilise teose, mis nagu haakub Eestiga või meie kultuuriga, siis ta andis selle just kui kingituseks puudpaarile. Aga tema, ja nüüd läks nagu asi huvitavaks sellega, et tema ootus oli see, et kui ta läheb sinna pulma, et noh, see ongi siuke, et mees, naine, lõbus on ja joome mahla ja joome teed ja mida iganes on ja, et noh, et loomulikult see teadmine ja kogemus oli olemas, et alkoholi nagu ei tarbita. Aga mis juhtus, oli reaalselt see, et ta läks sinna ja... Mis maal on, ma küsin vahel? Ma nüüd jään väga täpselt vastusvõlgu. Araabia poolsaarel oli see, mulle tundub, et see sinna Katari piirkonda. Kuskil sinna piirkonda. Ja mis sa nägi, oli see, et esiteks peigmees ja pruut tseremoonia ajal või sellist pihustust seal on üldse koos. Nad nagu mehed olid ühes hoones või kohas on ju, peokohas ja pruudiga siis seotud külalised olid täiesti teises kohas on ju. Ja siis ta oli nagu oot, mis värk on, et miks ma nagu siis nagu noh, neid paarina nagu ei näe on ju. Ja ta ei näinudki lõpuni, ta ei näinudki seda pruuti. Nii, siin on nüüd paar asja lihtsalt, mis ma nagu võin kommentaariks öelda. Üks on see, et pulma kutsumine, noh, et kindlasti ei ole niivõrd isiklik asi
Araabia riikides, kui ta Eestis näiteks on, et kui sa saad Eestis pulmakutse, siis sa tead, et sa oled selle inimese jaoks võib-olla mingis siseringis või ikkagi mingil mõõral nagu noh, selline lähedane sõber. Siis Araabia riikides või ma arvan isegi lõunamaades, et käisin suvel näiteks Aserbaidžaanis, väga sarnane olukord, et ongi terve küla on pulmas koos ja terve mingi linnaosa tuleb enam-vähem kokku, kui on pulm, et see on selline sotsiaalne üritus, et see ei pea ole tingimata see, et ma olen nüüd, et sinna kutsutakse ka siis äripartnereid või keda iganes, et see ei ole see, et ma olen nüüd selle inimese siseringis. Mis viib mul selle teise pointini on ka see, et see paar ikkagi selle pulma jooksul tuleb lõpuks ka kokku, aga sealjuures ongi siis kõige lähedasem pere, sõbrad ja need inimesed. Ja sinna juurde või noh, see on nagu see teine osa sellest pulmast, see ei pruugi isegi samal päeval toimuda. Et see suur pidu, kuhu kutsutakse, mis nendes riikides lahe ääres toimub kindlalt või toimuvadki niimoodi, et mehed ja naised on eraldi, pidutsevad eraldi, et sinna kutsutakse väga-väga palju inimesi, et see on nagu selles suhtes mingi standard. Aga jällegi seda soolist nii-öelda segregatsiooni, ma ütlen, sa näed samamoodi Kaukaasias ja mingites teistes nagu lõunapoolsetes riikides ka, et see, või Aafrikas ma kujutan ette samamoodi, et see ei ole ainult mingi Araabia riikide fenomen. Ehk siis mul ei ole mõtet nagu silti panna külge, et see on ainult seal ja see on siuke nagu väga eriline. Ei, selles suhtes, et ma ütlen, et see toimub nagu ka muudes riikides, et kui sa liigud natukenegi lõuna poole, et siis sa näed seda sama asja üsna sarnaselt. Aga see sooline segregatsioon, mis on ka täiesti nagu riigiti ju erinev, et noh, ma ütlen traditsiooniline Saudi Araabia, eks, et seal on vist nagu hoopis teistmoodi. No siin on nagu üks asi, mis mina olen nagu tajunud, on see, et seal on kahte tüüpi, et üks on nagu see, et mis kirjutatakse mingites riikides, näiteks siis Saudis või teistes laheriikides seadustega ette või mingite reeglitega pannakse paika, et siin on mehed ja siin on naised, et noh, kuni selleni välja, et kuskil on kontsert, siis seal on sektsioon, mis ongi peresektsioon, kus siis saavad naised olla, või naiste sektsioon tehakse sinna. Ja siis ülejäänu on pere ja siis kuskil taga on veel meeste mingi asi. Ja noh, sellel on mingid teised põhjused ka, et see ei ole ainult kultuuriga seotud, kuivõrd sellega, et nendes riikides ongi väga palju mehi ja seal on väga palju võõrtöölisi, kes on ka kõik mehed väga tihti või suurem osa nendest on mehed. Ehk siis seal tegelikult proovitakse anda naistele läbi selle riigipoolse segregatsiooni nagu kohta või luua mingi ruum nendele, kus nad saaksid tunda ennast mugavalt, et kui sul on nagu mingi 100 võõrtöölist seal ümber hõõruvad, et siis see võib-olla ei ole ka parim kontserdi olemas. Et see on nagu see üks liik ja seda me näeme lahe ääres peamiselt. Aga teine on ikkagi sellest kultuurist kantud ja noh, seda sa näed üle Araabia maailma igal pool. Samad palestiinlased on ja mäletan, istusime maha seal, mis iganes see mingi vesipiibu kohvik meil seal vanalinnas on ja siis mina mõtlesin, või noh, mina selles suhtes ma käitun hästi vabalt, et ma kunagi ei hakka, ma ei mõtle mingitest kultuurilistest asjades, et kui midagi ei sobi kellelegi, siis ma eeldan, et see inimene ütleb mulle ja siis ma lihtsalt vastavalt sellele nagu muudan või istun kogu mujal näiteks. Et noh, tollega ma mõtlesin ka, et istun rõõmsalt nende mingite tüdrukute kõrvale sinna, siis mingi tüüp, et kuule, et ma istun siia vahele. Mõtlesin, fine, et nagu istu siis. Aga noh, jällegi see sama moment, et ta nagu noh, tekitab mingit sellist piiri. Või Dohas on ju noh, hästi tavaline oli see, et koolis näiteks, et meil või loengutes, et ikkagi ei ole ette kirjutatud, kuskil ei ole silti või mingi kolmnurki on, et siin on mehed, siin on naised. Aga lähed loenguklassi sisse, seal keskel on see mingi väike trepik on ja siis 2 poolt tekib, ühes istuvad mehed, teises naised. Kõik kuidagi automaatselt vajuvad nagu oma nii-öelda kohtadele ja ehk siis seal on nagu, see on see teine segregatsiooni moment ja see on nagu väga tugevalt juurdunud ja ma ütlen, seda sa näed regioonis või bussis istudes samamoodi, et kus istuvad naised ja mehed. Jälle silt ei ole, aga kõik nagu kuidagi vajuvad oma kohtadele. Egiptuses kas või. Et seda on tunda küll.
isegi kui sa vaatad täna, mis on nagu, ma olen nüüd hiljuti vaadanud Süüria revolutsiooni algusaegade videosid ja kui sa vaatad neid proteste, seal on ka loomulikult hästi palju mehi tänavatel, mis on nagu ka loogiline, kuna revolutsiooni, või selles valguses, selles ei ole iseenesest midagi imelikku minu jaoks, aga need protestid, kus siis ka naised olid kohal, nad on oma ette mingis sellises, jälle ise loodud mingis sellises väikses pundis ja sa täiesti füüsiliselt nende täna, kui sa lähed YouTube'is nendest videodest näed, siin on mingi punt naisi, kes istuvad ja, või kes siis mitte ei istu, aga kes on sellel protestil lihtsalt kokku koondunud ja niimoodi mujal teiste vahe või nende teiste inimeste, kes siis üldiselt on mehed, nende vahel sa neid ei näe. Et seda loomulikku või niisugust kultuurilist või ühiskondlikku segregatsiooni, nagu seda on päris palju. Ja. Tekkis siin juures veel see tähelepanek selle käitumismustriga, et sa juba natukene alustasid seda teemat sisse, et kui meie siin Põhjamaades ajame äri nii, et kuula, et näed, mul on siuke pakkumine, sulle tahad või ei taha, on ju, ja kui me lähme diili ja hoiame suhet, et siis ma aeg-ajalt võib-olla sulle toon mõne kingitus, on ju. Aga jällegi, et nagu need lood, mida ma olen ütleme äritegemisest Araabia poolsaarel siis konkreetselt kuulnud, on ikkagi see, et selle ühe tellimuse või ühe kliendi saamine siis Araabias on selline nagu pikaajaline mäng. Siis võib juhtuda, et siin toodatakse ma ei tea, 3-4 korda sinna külla. Me justkui teeme mingi kokkuleppe veel, on ju. Kõige parem nagu moment oli see, kus jah, deal. Ja siis päev hiljem on see, et kuule, aga teeme 20% allahindlust mulle, on ju. Et see allahindluse ja kauplemise fenomeni veel juurde, on ju. Ma arvan siin paar asja, et üks on see, et see kauplemise protsess loomulikult seda eeldatakse ja see on nagu, see on loomulik ja aga seal on ka see vaike veidus, et kui me nüüd või et see peabki toimuma, see kauplemine ära, aga et kui me oleme selle lõpuks ikkagi jõudnud nagu mingi asjani, siis see läheb ka käiku, et siis selle nagu seda enam ei saa olla, et ma nüüd kauplesin liiga palju, tegin liiga palju alet ja siis järsku ütlen, et kuulge, et ma ei taha tulla või et ma ikkagi, et see ei sobi mulle. Et siis seda, et seda ei ole, et see kauplemise moment või see hinnavaru ja aeg, mis sellega kaasneb, see on tegelikult peaks sinna protsessi enam sisse arvestatud ja nad ise arvestavad seda. Ja pane alati nagu korralik juurde hindlus. Alguseks. Just. Et sa tead, et sa kaotad. See on elementaarne, aga teine asi, mis neid laheriike jällegi puudutab, et just selle protsessi pikkuse juures, et see kultuuriline moment on nagu, ma arvan ka seal, aga tegelikult kindlasti mängib rolli ka see, et neil on nagu see hirm, et neil tõmmatakse nahkele kõrvade. Ehk siis nad näevad väga selgelt, et neid huvilisi üle maailma on väga palju, neil on see oma ressurss, mis on tulnud ja see on kokkuvõttes piiratud, olgu seda ükskõik kui palju praegu, et nad kardavad ja neil on piisavalt kogemusi ka sellega, et kus neil ongi, tulevad mingid välismaalased, ütlevad, et me teeme, eriti algusaegadel just, kui me võtame nagu mingi 2000 algus, 90 lõpp, kus tuldi, tehti ja võeti nende papp ära ja mindi minema ja nad said oma nagu vitsad kätte, et täna nad on selles suhtes hästi ettevaatlikud, et nad tahavadki veenduda, et see inimene või see ettevõte, kes tuleb, et ta tegelikult ka hakkab, et ta seisab nende huvide eest, et ta tegelikult pakubki seda, mida ta on lubanud ja nii edasi. Et nad on lihtsalt nagu kardavad seda, pelgavad seda ärakasutamist lääne ettevõtetega, võib-olla mingite teiste ettevõtete poolt. Ja selleks on nagu ajalooliselt väga selged põhjused, et kui me vaatame, kuidas mingid USA naftakompaniid kunagi Saudis tegutsesid või laheriikides, et kuidas kohalikud nende firmades töötas, mis positsioonid neil olid, et see kõik oli ikkagi väga-väga nagu, nad olid, orjad on nagu vale sõna, aga nad olid ikkagi väga kesistes tingimustes, kuigi seesama rikkus tuli nende enda maa pealt. Et nad teavad seda aega ja nad mäletavad seda aega ja sellepärast ka täna ikkagi võetakse iga lääne ettevõttega nagu seda aega neid tundma õppida, et veenduda, et kuulge, et meil jälle siin kotti pähe ei tõmmata. Et see kultuuriline moment võib-olla mängib siin vähem rolli, et et see nüüd Araabia, et siin võtavad ka asjad aega ja et nii ja naa, et see jah,
see on ikkagi väga selgetes ajaloolistes põhjustes kinni, see ei ole just, ja hilised tunne. ajaloolised põhjused, väga hilised kogemused, et need inimesed, täna veel mäletavad neid väga hästi. Tegelikult see kestab siiamaani, kui me mõtleme, ütleme, et selles piirkonnas tegelikult poliitikat ajada näiteks on, ütleme, et seal on hästi palju on võõrmõju, kuskilt läänest ikkagi. Et käib justkui nagu näiline demokratiseerimine kui selline, aga see on niisugune nagu näiline. Täna enam ei käi ka, et täna ei viitsita isegi seda näilist väga teha, et ma ei tea, Egiptuse viimased presidendivalimised 97%, et kas see on siis nagu realistlik vaevalt, et praegu isegi ei tehta seda, aga samas miks meil on ka ikkagi riigid, mis ju mitte ei mängi seda poliitilist protsessi või seda demokraatiat läbi, vaid kus see ka ikkagi toimib küll niimoodi visalt ja raskelt läheb, aga ikkagi, et Tuneesia, Liibanon, Kuveit kõigi oma erisustega või eranditega, mis sinna juurde tulevad, aga siiski, et ei ole ainult see mäng ka. Ja nüüd kolmas iseloomustav märksõna, tunnus. Ja vot viimane, kolmas, sellega tulebki olla kuidagi jah, tuleb hoolega valida, aga ma arvan, et see religiooni moment, kuna see on niivõrd läbiv ja meie jaoks siin Eestis võib-olla ka mingis mõttes nagu arusaamatu, et see, ma toon selle märksõna sinna juurde ja ma teen selle hüppe praegu, et see on nagu selles suhtes, kui ma selliseid vestlusi tavaliselt teen, see on mingid teemad, mis ma nagu käin läbi ja siis on nagu asi on tehtud enam-vähem või et mingi pilt on nagu ees inimestel. Ja natuke saab naljaga võib-olla. Aga ma teen selle hüppe praegu, et väga tihti, mis juhtub, on see, et eestlased või siis välismaalased, kes lähevad Araabia riikidesse, nad väga kiiresti tekib neil just see sama tunne, et oi, et siin on hoopis asjad teistmoodi. Et ei ole, et näed, et mul siin enam-vähem kartsime või et Eestis umbes räägitakse, et oot, seal on mingid radikaalid või äärmuslased või siin on mingid sellised seadused, kus tehakse asju ja nii edasi. Ja tulin siia, näed, et nüüd elan siin rõõmsalt Araabia Ühendemiraatides või ma ei tea, Egiptuses või Kairos või kus iganes. Oi, et siin ei ole mitte midagi, et minu sõbrad kõik, nendega ma teen siin napsu enam-vähem ja nendega ma käin ja käime peol ja et kõik on nagu fun on, oi, et see Eesti meedia ja maailm meedia, et see kõik on vale kuvand ja nii edasi ja nii edasi. Et see nagu on, mis juhtub nende välismaalastega, on üks asi, mis nagu tegelikult sellest loost on puudu ja siis võib tekkida meil tunne, et tegelikult ei olegi midagi ja et see kõik on nagu mingi väljamõeldus ja selle sama peavoolumeedia mingisugune vandenõu. Et tegelikult mis juhtub, on see, et need inimesed, kes sinna lähevad läänest oma mingite harjumuste, väärtushinnangute ja sellega, et nad paratamatult nagu hakkavad läbima seal koha peal ka nende araablastega või nende kohalikega, kes siis jagavad neid väärtusi. Ehk siis see inimene, ütleme, see kohalik, kellele see mingi miniseelikud kandev naine või mingi napsu tegev mees ei meeldi, ega ta ei lähe nende juurde, et kuule, et räägime juttu või et istume maha. Ta hoiabki neist eemale. Ja eks siis see, need välismaalased, kes sinna koha peale lähevad, neil tekib see mingi oma selline ring ja see ring kätkebki siis neid inimesi, kes neid väärtusi jagavad ja siis neil tekib justkui pilt, et kõik ongi nagu selline. Ja nüüd ma jõuan selle religiooni käsitluse juurde nagu tagasi. Tegelikult nendes riikides, kui sa vaatad ka arvamusküsitlusi, inimesed on väga-väga usklikud. Kui sa küsid kellegast, kas sa usud jumalasse, siis see on 90+%. Ehk siis see on selline mingi väike moment, ma arvan, et täna lähed Itaaliasse, siis võib-olla see tulemus on enam-vähem sama, võib-olla nõks vähem.
et see iseenesest ei veel ei muuda midagi, aga seal on ka tegelikult ikkagi ühiskonnas väga suur hulk selliseid, ma ei ütle äärmuslasi, aga ma ütlen konservatiive. Ehk siis selliseid konservatiivseid inimesi, kes on konservatiivid oma usupraktikate osas, kes on konservatiivid ka perekonna toimimise või selles osas ja ka selles osas, kuidas nagu ühiskond või riik tervikuna peaks toimima. Ja nende konservatiividega see välismaalane seal kokku ei puutugi, aga need on väga suure osa seal moodustavad ja ma arvan, et see on üks asi, mida tasub alati meeles pidada, et me võime küll rääkida, et et tegelikult ongi, kõik on nagu lahe ja kõik on nagu, me saame teineteisest niivõrd hästi aru, aga seal on terve hulk inimesi, kes tegelikult ei jaga sinuga neid samu põhimõtteid. Ja neid on väga-väga palju. Et see võib-olla on see kolmas moment, mis siis natukene haakub selle religiooni teemaga, aga ka üldse väärtushinnangutega. Et see pilt on petlik tekkima, seda ma tahan nagu öelda, kui sa nagu lävid, oled selles mingis supis rõõmsalt ja tegelikult unustad ära, et seal kõrval on nagu terve hulk inimesi, kes tegelikult sinust võib-olla ka ei pea lugu, kuna nad lihtsalt on põhimõtteliselt, näevad maailma teistmoodi. Kuigi jälle seda sama fenomeni, ma arvan, Eestis võib-olla nüüd, kus meil siin, me tajume ka mingil määral, kui seda, me läänes praegu kogu selle populismi laine taustal, me tajume ka seda ja nüüd me näeme neid inimesi, keda me kuuleme eeskätt, neid inimesi aina rohkem, et kes ei jagagi meiega mingisuguseid baasväärtusi, et aga araabmaailmas need on kogu aeg ka tegelikult taustal loomulikult olemas. Kas see konservatism, ma võib-olla nüüd rutan asjadest ette või siis ma saan üldse valesti asjadest aru, aga kas see konservatism võis olla mingi algusnähe, mingisugune tõukemoment sellisele nähtusele nagu ISIS? Jaa, no loomulikult need asjad ju haakuvad selles suhtes, et aga ISISele eelneb päris pikk eellugu, mis kestab süke julgelt, ma arvan, 80-90 aastat. Ma ei tea, kas ma täna jõuan kõik selle läbi käia, aga ütleme nii, et kui me võtame islami siis praegu, siis see teoorias ja ka praktikas see põhiküsimus, mille üle siis nagu jutt käib, kui me läheme nüüd näiteks ISISe juurde või ka mingite teiste liikumiste või nende rühmituste juurde, kellest me ikkagi aeg-ajalt kuuleme, olgu see Al-Qaeda või kuskil on mingi Hamas on ja Taliban näiteks Afganistanis, et neid liikumisi ja neid nimesid ju me kuuleme. Aga küsimus on ju tegelikult, ma arvan, tavainimese jaoks võiks olla see, et mis siis nagu toimub, mis tahavad saada nagu on ju. Et mille ümber see tants käib. Ja see tants käib tegelikult ühe küsimuse ümber ja see on see, et kuivõrd, millist rolli peaks mängima religioon, antud juhul siis islam, riigikorralduses. See on see põhiküsimus. Kõik need tegelikult annavad vastus sellele küsimusele. Millist rolli ta peaks mängima? ISISe nägemus asjast ja Al-Qaeda nägemus asjast on see, et see ongi ainukene asi. Ehk siis seal kõrval ei ole mingit muud asja või mingeid muid väärtusallikaid, et ei ole mingit sellist puht inimlikku eetikat, ei, meil on ainult religioon. Või mingid selliseid, mingid muid nii-öelda läänest kantud väärtuseid või lääne praktikaid, ei, nendel ei ole kohta, meil on siin oma religioon ja see ongi ainukene alus ka riigikorralduse ja ühiskonnakorralduse tegemiseks. See on nagu nende nägemus, mis sinna juurde tuleb, on see järgmine küsimus loomulikult, kuidas siis seda saavutada, nende vastus sellele on vägivallaga. On teised liikumised, kas või moslemi vennaskond, kes ütlevad, et vägivald peaks olema viimane väljapääsu tee, et me peaksime proovima ühiskonda harida, tegema meie mõistes siis missionitööd kõigepealt ja kui see vilja ei kanna või keegi paneb sellele käe ette, et siis
noh, seal on ka erinevad koolkonnad, aga põhimõtteliselt siis on võib-olla see vägivalla kasutamine nagu lubatud. See baasküsimus on see samamoodi taga, et kõigepealt, mis see religiooni roll on ühiskonnas ja teine siis, et kuidas me peaksime seda siis saavutama. Ja noh, kui me liigume niimoodi järjest äärmusest, praegu või kõigepealt rääkisime ISISest, Al-Qaidast, mis on siis selline nii-öelda võitlev poliitiline islam või vägivaldne poliitiline islam. Moslemi vennaskond kraadi võrra kergem, sinna vahele mahuvad ära ka siis salafistid või noh, sellised usukonservatiivid Pärsia lahe ääres levinud. Nende põhimõtted on see, et noh, et hästi palju seotakse seda ka lojaalsuse teemaga, monarhiaga, aga et nemad otsivad nii-öelda neid usulätteid sealt kuskilt Muhammedi valitsemise ajast või esimese kalifaadi ajast, aga et nemad ka vägivalda otseselt ei toeta, et nad on ka ikkagi mitu grammi nagu kergemad. Kuni me jõuame lõpuks välja selliste liikumisteni, kes tegelikult näevad, et poliitiline islam on lihtsalt, et see on selline parteipoliitiline praktiliselt, et meil teeme lihtsalt, oleme siin võistluses teistega ja islami roll ühiskonnas saab olla, või noh, ta peab olema kuidagi seotud demokraatlike väärtustega, sõnavabaduse teemaga ja sellega, et ka need liikumised on täna olemas, et Al-Ghanouchi, kes on Tuneesias ju seda väga põhjalikult või noh, püüdnud seda ka juurutada või viljeleda, loomulikult see ei ole tal lõpuni nagu hästi, ta ei ole suutnud veel seda sõnastada, aga noh, see mõte on seal olemas, on ju. Või vaatame, mis Türgis toimub, et seesama Vabaduse ja õigluse partei, Erdogani partei tegelikult ka viljeleb midagi, mis on seal moslemi vennaskonna ja selle demokraatliku või noh, täiesti nii-öelda liberaalsete, ütleme siis, vaadete kuskil vahepeal. Ehk siis see spekter on nagu lai olemas, aga ma ütlen, et päeva lõpuks see küsimus on nagu üks, et mis on religiooni koht ühiskonnas ja kuidas me seda siis saavutame. Et ühed ütlevad jah, et see on vägivalla tee, ISIS on ja väga lihtsalt. See on see hirmutaktika nagu selline. No see on see üks seltskond, teised on see, et me ütleme, et me peame valimised võitma ja kuna me oleme nii head ja niivõrd, et me olemegi tegelikult see ju, mida inimesed ka tahavad, siis me võidame need valimised ära ja siis me kehtestame läbi nagu selle poliitilise protsessi selle. Need on need noh, niisugune poliitilise islami ABC täna. Sa mainisid, et selle liikumise, nende rühmituste eellugu hakkab circa 89 aastat tagasi. Mis siis 89 aastat tagasi juhtus? Mis käivitas selle sündmuste ahela? No põhiline asi on see, et Osmanite impeerium, Türgi siis, kus Türgi oli, mida Türgi ja türklased nii-öelda vedasid, et Osmanite impeerium, mis siis tegelikult hõlmas väga suurt osa araabia maailmast ka ja erinevatel ajahetkedel rohkem, mõnel vähem, aga et Osmanite impeerium ju kukkus kokku esimese maailmasõja vältel ja järel. Ehk siis sealt tegelikult sellele ju järgnes pikk imperialismi periood, kus siis araabia maailm jagati ära ju erinevate Euroopa riikide vahel, ka ametlikult tõmmati kaardile jooni, öeldi, et siin on sinu mõjusfäär ja siin oled sina ruulid, et sealt see ongi see murdepunkt, ehk siis ütleme nii, et Osmanite impeerium tegelikult ikkagi hoidis mingit ühtset identiteeti, ühtset riigikorraldust, halduskorraldust, majandussüsteemi, ühiskonna toimimist nagu koos ja kui see ära lagunes, ja siis tuli see imperialismi periood peale ja siis järgnes selle loomulikult selle imperialismi vastu võitlemine, kõik need vabadusliikumised, mis järjest sündisid, panarabismi idee. Et noh, ja selle protsessi käigus, mis juba iseenesest oli võitlus kellegi vastu,
sai ka siis hoogu juurde see võitlev islamism või see vägivaldne islamism, mis siis tänaseks päevaks on võtnud meil ISISe ja Al-Qaeda kuju. Mul ongi mulje jäänud, et ütleme, et need islami äärmuslased ja need äärmusrühmitused ongi tekkinud ju puhtalt sellepärast, et anda edasi see sõnum, et laske meil teha oma asja, laske meil ajada oma piirkonnas oma poliitikat ja ongi see lääne sissetulek või see mingisugune lääne poliitika ajamine siin ajab neid justkui nagu rohkem marru ja see ongi niisugune nagu vastumeede selle mingisuguse nii-öelda läänestamise vastu. See on, jah, see on üks pool sellest jutust, aga ma ei ole kindel, et me teeme nagu õige käigu, kui me lepime sellega, sest tegelikult nagu väga suur osa araablasi ise, enamus ei ole, et see on jah, võib-olla mingi asi, mida need organisatsioonid ja nende toetajad tahavad, aga mida siiski need araabia ühiskonnad tegelikult nendes riikides tegelikult ei taha. Et kui sa jällegi vaatad mingeid arvamusküsitlusi, siis sõnavabadust, mingit osalust poliitilises protsessis, et seda ikkagi, eriti araabia kevade ajal, oli väga selge, et inimesed tegelikult tahavad just seda, et neile ei sobi see autokraatlik valitsemisvorm ja nad ju tõusid selle pärast ülesse. Erhal ja Bashar, et tõmba minema Bashar al-Assad või ükskõik kes teine, oli see Mubarak või Ben Ali, et väga selgelt nagu astuti selle vastu, mida tegelikult täna siis seesama ISIS püüaks justkui kehtestada. Et rahvast tahab saada kaasa rääkida. No, araabia kevadest on väga raske mingit muud sõnumit minu arust välja lugeda, et see oli reaalselt see ju, millest nad laulsid, mille ümber või mida nad nõudsid ja mis siis ka lühiajaliselt mõnel pool, aga Tuneesias ka pikemalt, on ka tegelikult ju siis realiseerunud. Jaa. Ühesõnaga, minul tekkis praegu siin selle Molotov-Ribbentropi paktiga seoses mingisugune väga selge paralleel Eesti ajalooga. Ehk siis nagu see mõtlemine, võitlustahe, oma riikluse, oma mingisuguse identiteedi loomise vormi on ju mõttes, et et me oleme oma riik, oma ühiskond, oma rahvas on ju. Aga vaata, siin ei tekkinud, nagu võib-olla ma eksin, aga minu aju nagu mäletab seda, et kurat, meil sellist nagu radikaalsust väga nagu ei tekkinud või meil ei tekkinud sellist sõjakust vaata sinna taha. Meie räägime sellest, et me laulsime ennast vabaks on ju. Et palju metsavennad laulsid? Jah, metsavennad laulsid on ju, et see metsavennad ei laulnud midagi, metsavennad sõdisid väga konkreetselt, et selles suhtes mastaabid on lihtsalt niivõrd erinevad, et me räägime siin mingi alla 1,5 miljonilisest seltskonnast. Okei, me võime ju rääkida ka regiooni mõttes siin kõik Baltimaad pluss Poola ja mida iganes juurde. Et araabia maailm on täna mingi, ma ei tea, 400 miljonit inimest või. Et need mastaabid on natukene teised ja siin tekib see küsimus, et kas siis metsavend oli radikaal või? Oli ta äärmuslane või? Võiks nagu öelda, et oli ju. Just. Aga ta oli lihtsalt nagu see sõna mastaab panebki selle asja paika. Ei no mastaab tuleb juurde ja teine asi on ikkagi, selles suhtes ma ikkagi, see on niisugune provokatiivne küsimus, et ma tegelikult ikkagi ka oma peas täna ei võrdsusta metsavenda ja mingisugust ISISe võitlejat. Ehk siis see ideoloogiline komponent metsavenna puhul oli ikkagi puudu. Mis nagu nende äärmusislamistlikke rühmituste puhul on väga selgelt olemas, et meil on siin ikkagi kirjandus, meil on siin mingid viitepunktid, mingid autorid, kes on läbi mõelnud, kuidas ka seda vägivalda külvata, kuidas seda teha, nad on teoritiseerinud sellel nii taktikalisel kui strateegilisel tasandil ja nii edasi, et seda nagu metsavendluse puhul ei olnud, et seal oli lihtsalt see oma rahvusluse tunne või emotsioon, aga et nende äärmusrühmituste puhul
Araabia riikides või islamimaailmas laiemalt, et seal on see ideoloogiline komponent ikkagi väga-väga palju tugevam. Ehk siis see on see väga oluline vahe, mille ma siiski julgen teha. Tekkis veel see mõttekäik, et nüüd kui me seda liikumist näeme, me tajume seda läbi erinevate meediumite, tunnistan ausalt, ma ei ole ise nagu ühtegi ISISe lippu oma silmaga näinud. Kuskil meediumis pildina olen. Ja ma ei tea kedagi oma ringkonnast, kes oleks kokku puutunud ühegi sellise inimesega, isikusega, mingit sündmuste keskel olnud, ütleme siis niimoodi. Minu ringkonnas mõned on. Jah, et noh, kindlasti, et palju suurem tõenäosus. Nii. Aga minu küsimus on see, et mina kui lihtne väike eestlane, kuidas ma sellesse suhtuma peaksin? Kuidas sina näiteks oled mõtestanud selle, et okei, et see nähtus siin täna maailmas on, et võime öelda, et see on fakt, on ju, see ei ole mingi vandenõu teooria, on ju, et kuidas ma peaksin sellesse suhtuma niimoodi, et ma ennast päris nagu hulluks ei aja. Sest et fakt on ka see, et kui sa avad Postimehe ja kirjutad sinna otsingusse sõna ISIS, siis seda lugemist on nagu küllalt rohkem kui, ma ei tea, mõneks nädalaks. Noh, kui ma ei tea, seda on nagu, meie jaoks on ikkagi väga kauge teema. Ka isegi pärast seda, kui meil, ma ei tea, mingisugused paar inimest on ju sinna ka läinud, vist, või kellest on ju jutt olnud meedias. Kes siis ise liitusid justkui selle rühmitusega. No jah, et vähemalt nii palju kui on aru saadud, vähemalt nad igatahes sinna Süüriasse või Iraaki ju kuhugi sõitsid. Ja noh, tõenäoliselt siis ka, kuna tollel hetkel lihtsalt, kui nad sinna läksid, ISIS kontrollis seal kõige suuremat maala ja nii edasi, et siis nad arvatavasti ikkagi nende ridadesse sinna välja jõudsid. Et aga noh, see, me räägime siin mingist paarist inimesest, et nende ka, ma arvan, igapäevaselt ju mingit kontakti või ka nende inimesed, kes neid teavad, isegi väikses Eestis meil ei teki. Ehk siis ainuke küsimus on see, et see võimalik terrorioht, kuidas me sellesse peaksime suhestuma, täna Eestis ei ole olnud kuulda, et ISISil oleks mingid ambitsioonid Eesti suhtes olnud, nii et tegelikult võib olla üsna muret, et kui sa küsid, et kuidas siis suhtuda, et tegelikult nagu relaxed, et täna meid siin see homme, ülehomme ei mõjuta otseselt, kindlasti mitte. Aga noh, maailma kontekstis ma ei tea, et see on nagu siuke keeruline küsimus, et kuidas siis suhestuda negatiivselt siis. Mis sa nagu terrorirühmituselt siis veel ootad, et kui sa nüüd ootad seda, et ma ütleks, kuule, et aga et näite üles natuke sümpaatiat, siis ma võib-olla kõlaksin nagu natukene kohtlaselt, et noh, see on ikkagi selles suhtes fundamentaalne asi, et see, et vägivallaga ja sellise vägivallaga, millest tihti ka kannatavad nagu täiesti süütud kõrvalseisjad, et sellesse nagu suhtuda tulebki täpselt nii, et see on nagu täiesti, see ei ole vastuvõetav, siin ei ole ka seda momenti, et kuule, et äkki kuulame nad ära või ma ei näe seda kohta ka siin väga. Just, et miks ma seda mõtet nagu küsisin, ongi see, et number 1, et aru saada, et kas ma pean nagu närvitsema selle pärast, kas ma pean enda ajusid nagu kuidagi rohkem ragistama ja sa vastasid ilusti ära, et ilmselt ei pea, on ju. Ma räägime otsesest. Ei, ole väga relaxed, et just, aga samas nagu kaudses mõttes ta ikkagi mõjutab, ta tekitab mingit ta juba tegelikult tekitab sulle sellist sildisüsteemi enda ajus, et sa võib-olla hakkad ühel hetkel seda silti rakendama nagu kogu Araabia ühiskonna suhtes, on ju. Et kuule, ta on moslem, on ju, et ju siis on nagu suur tõenäosus, et mingi jama on seal taga. Vaatame nähtusi, et Trumpi poliitika, vabandage kui ma eksin, aga konkreetselt ta ju keelas sisse riiki sisenemise, mis riigi esindajatele need olid, kas need olid nüüd? Seal oli päris mitu riiki, Iraak oli üks nendest, minu Somaalia käist läbi ja seal oli veel mingeid riike, jah. Just, et kas üks hetk me oleme nagu samas olukorras, kas me mängime nagu sama poliitikat, on ju, et see ongi nagu see minu mõttekäik, et kas ma, kuidas mina isiksusena peaksin või indiviidina peaksin sellesse suhtuma, on ju,
ja mida Eesti peaks tegema? ja ei, ma lihtsalt mõtlengi siin, et siin ikkagi tuleb siis seda tervet mõistust ja no nüüd on ja ka siis seda infovälja nagu oma kasuks tööle panna, et ikkagi teha selgeks, et neid numbreid, et mis on ju tihtipeale võib-olla tõdemata ja jäänud fakt on see, et konfliktid Iraagis, aga nüüd eriti just viimane siis käimasolev Süüria kodusõda, need on maailma kõige paremini dokumenteeritud konfliktid ja sõjalised konfliktid. Nimed, taustad, kus need inimesed on olnud, kes seal on, millega nad tegelesid täpselt, et kõik on tegelikult täna väga-väga hästi erinevate organisatsioonide poolt, kaasa arvatud meedia, kaasa arvatud siis mingid riigiasutused, et need on väga hästi on ära kajastatud see. Eks me täna teame ka ikkagi mingid konkreetsed ju numbreid selle kohta, et kuivõrd mitu inimest ISISes oli. Mitu välismaalast või mitu eurooplast nendega liitus, et noh, see on peaaegu niimoodi et täpsusaste on seal, et väga-väga või noh, et on see eksimus ja, et seda, et me ei räägi siin, et noh, ütleme nii, et me ei räägi siin mingist mõnest sajast, vaid me räägime mingist konkreetsest numbrist ja kokku siis välisvõitlejaid, see ei ole siis ainult Euroopas, nagu üle maailma läks ju sinna mingisugune 30 000, aga noh, et kui sa lähed täna internetti on ja siis sa leiad selle täpse numbri ülesse ja see annab sulle tegelikult minu arust selle proportsiooni, et kuivõrd suure osa see siis moodustab ühiskonnast, hinnanguliselt umbes. Või ka siis mingite riikide kaupa vaadata konkreetselt, mis ma tahan öelda on see, et nende organisatsioonide nagu ka puht praktiliste nagu toimemehhanismide kohta, et see on niivõrd hästi ära dokumenteeritud, et see info on ka kõik täiesti internetis ju üleval on ju, et sa saad sellele ligi, ehk siis kui sa tahad nagu oma seda, et kuidas nüüd suhestuda, siis noh, ma võin need paar linki saata kõigile, ka kuulajatele, et kui sa saad selle pildi nagu ette ja sa saad selle proportsiooni ja selle mingisuguse esimese arusaama. Mulle tundub, et me oleme liiga laisad, et seda nagu niisugust adekvaatset pilti saada, et me pigem sukeldume ja oleme harjunud rohkem sellega, et ma teen selle ühe kliki sellele ühele vägivaldsele pealkirjale, mis ma Postimees online'ist leian, on ju. Ja, aga siin ei saa mina ka aidata enam. See on ikka enda tegemine, enda lugemine. Kuule, aga siinkohal ma arvan, et tõmbamegi täna sektsioone alla, et me saime Peetriga nüüd selles mõttes selle Lähis-Ida ja selle piirkonna kultuuri kohta niisuguse mõnusa sissejuhatava saate. Kindlasti, Peeter, sinu lahkel nõusolekul me kutsume sind tagasi ja äkki järgmine kord räägime natuke täpsemalt juba mingitest konkreetsetest ajaloolistest mõõdetest, on ju, et millest kogu see nii-öelda igasugune see islami äärmusaste ja üldse kogu see protsess on nagu alguse saanud ja võib-olla natuke rohkem räägime ka nendest konfliktsetest olukordadest seal ja millest need tekkinud on ja sinu nägemusest, et kuhu see maailm edasi liigub. Just, et ma isegi, mind nagu isegi rohkem huvitab see tuleviku visioon või dimensioon, et noh, kui me räägime näiteks Araabia poolsaare olustikus, siis mind isegi, kui ma räägin sellest regioonist, minuga isegi haakub selline märksõna nagu innovatsioon, ulmelinnade loomine, pidev uute inimkonna mingisuguste saavutuste realiseerimine, noh, reaalselt eeskuju näitamine, on ju. See oli 1000 aastat tagasi ka nii. Sellest ma võin siis järgmine kord rääkida, et see edasipüüdlikkus on kindlasti seal. Aga jah, inshallah, järgmine kord siis räägime pikemalt. Näeme siis, kui näeme. Me täpselt. Kuule, aga super, et suur aitäh veel kord uuesti taaskord, et meie saadet olete kuulanud siiamaani, et edasi kuulate ja kindlasti tagasiside kohta jätkuvalt, et jätke meile tagasisidet, mida me hästi teeme, mida te tahate, me paremini teeksime ja muud ei olegi, et kohtume juba uues saates, järgmises saates. Täpselt, ma tahtsin lisaks ka mainida, et meil on ka olemas ju oma veebileht, et kus saab meie kõik kontaktid ja kõik asjad ja meie episoodid olemas, et siis saab ka sealt. Kas saab kommenteerida ka seal
erinevaid episoode? Minu teada küll saab kommenteerida ka. No aga kommenteerige siis. Kommenteerige. tarbijadtaskus.ee. Aitäh. Kuule, aga suurepärane. Ilusad päevad ka, aitäh teile. Nägemist.